Täna oleme me taaskord siin minu enda koduköögis ja ma mõtlesin täna teha ühe mõnusa koduse toidu tervele perele, milleks on siis kalavormikas. Aga alustame sellest, et paneme ette oma... Ma lihtsalt armastan põldasid, aga ma armastan seda rooga veel rohkem, nii et hakkame pihta. Esimese asjana 2 porgandit, otsad maha ja koorime ära. Ja siis lõikame sellised mõnusad rattad. Siis hakkime ära pool porulauku, pool talisibulat või siis mõni ütleb ka roheline sibul selle kohta. Ja 1 terve sellerivaras. Ja kuna te teate, et mulle meeldib roogades selline mõnus vürtsikas kikk, siis kasutame ka chillit. Aga selleks ainult. Ja tänu sellele saame me välja koputada seemned, sellepärast et seemned on kõige chillisemad. Ja me ei taha seda liiga chillist. Siis tšop. Peseme ära kartoškad, lõikame mingid halvad kohad välja, kui on. Ja jätame koore peale, sellepärast et koore sees on kõige rohkem vitamiine. Lõikame kartulit kuubikuteks, et need kiiremini keeksid. Ja Eestimaa rahvatarkus on, et varased kartulid pannakse keevasse vette ja vanad külma. Soola võiks panna pigem natuke rohkem kui vähem, ütleb Maaleht, umbes 7–8 grammi 1 liitri kohta. Ja kartulit peab keetma kiiresti ja ägedal tulel. Mida aeglasemalt kartulit keevad, seda enam lähevad nad vesiseks. Ja siis tuleb üks ägenik. Miks kasutada eraldi keevat vett, kui me saame sinna samma vette visata 2 muna? Kui su munad on toasoojas, sea taimer 7 minuti peale, kui sa võtad aga külmkapist, siis pane 8 minutit. Panile läheb oliiviõli ja meie porgandikätted, sina ka, ja porulauk. Ja et maitset käima saada, siis lisame juba praegu soola ja pipart. Praeme neid umbes 5–6 minutit, kuniks nad on natuke pehmemaks läinud. Siis lisame 3 supilusikatäit jahu, segame selle juurviljadega kokku ja siis hakkame hästi tasapisi lisama piima. Kuniks kaste on sellise mõnusa kreemise konsistentsiga. Siis 1 pakk külmutatud herneid. Rivime sisse koore 1 sidrunilt ja pigistame sisse ka pool tema mahlast. Ja kätt on sellepärast mõttekas all hoida, et seemned ei kukuks kastmesse. Ja ma lisasin hiljem natuke veel piima, sest mu kaste oli veits paks. Siis soola ja pipart. Ja mis minu jaoks viib selle kastme hoopis teisele levelile, on sinep. Mul on kodus sellist mõnusat jõhvika sinepit, aga sobivad kõik sinepid, kui see just Põltsamaa kange ei ole. Ehk siis kuskil pool supilusikatäit sinepit. Ja viimaks, mis annab veel talle hästi head maitset, on pool muskaatpähklit sisse riivituna. Siis võtame oma vaprad munad, kes on keevas veest suutnud toime tulla selle ajaga. Ja paneme nad külma vette. See võimaldab siis hiljem palju paremini koorida neid mune. Kurname ära oma kartoškad ja me ei taha neid kartuleid tampida enne, kui nad on natukene jahtunud. Seega jätame nad paariks minutiks omapäi jahtuma. Lõhe 500 grammi, krevette 100 grammi. Ja lõikame nad mõlemad ampsu suurusteks tükkideks. Kui lihtne! Võib olla üks roog! Kartoffel. Lisame 1 mõnusa kuubiku võid, soola pipart ja mõtle oma ülemusele. Oluline on ka neid mitte liiga palju tampida, sellepärast et muidu lähevad kartulid kliistriks ja me ei taha seda. Siis riietame lahti oma sõbrad munad. Miks see nii imelikult kõlab? Ja lõikame nad 4 sektoriteks. No vaadake, kui ilusad. Ja nüüd pole midagi muud, kui paneme nad kõik kokku. Lõhetükid, ühtlaselt krevetid vahele ja peale meie mõnus kreemine kaste. Raputame, et kõik ühtlaseks läheks. Ja enne kui me kartulit peale laotame, riivime sisse natukene parmesani. Aga jällegi mitte liiga palju, sest me ei taha muuta seda juustuseks. Ma tahame lihtsalt anda sellist mõnusast soolakat maitset sinna juurde. Siis meie munasektorid. Ja nüüd laotame ühtlaselt selle tambitud kartuli miksi, nii et kõik muu kompott on kaetud. Ja viimaks meeldib mulle lisada ka natuke riivsaia, sest see teeb selle pealmise kihi veel eriti krõbedaks. Ilma millegagi katmata viskame selle poisi ahju. Ja nüüd pole muud midagi jäänud, kui oodata. Kõige parem töö. See on küll lihtne. Ja juba auravalt ta välja tulebki. No vaadake, ekstra krõbedad osad, õrnalt äärest veel mullitav. Ja muidugi mulle meeldib võtta kõige äärmist tükki, sellepärast et ma saan ekstra krõbedad osad endale. Kokk ei jää kunagi nälga. Tõstame ta mõnusa salati kõrvale ja lõikame kõrvale ka mõnusad paar sidruniviilu, mida saab siis soovi korral ise peale piistada. Mõnus, tervislik, värske selline pereõhtusöök, millega siis vanemaid rõõmustada, kui nad töölt õhtul hilja koju jõuavad. Võtke see tunnike oma päevast, käige turul, ostke mõnusad värsked komponendid ja ma garanteeriin, et te ei pea pettuma. Olge muhedad, olge perega koos ja tehke head süüa. Järgmiste maitse erasteni! Let's go!